Tere õhtust kõigile! Niisiis, räägime siis, kuidas pappi teha, kuidas investeerida. Ja minu praegune taust on see, et ma teen, kuhu ma investeerin, kuna investeerimisfestival on ju. Ja ma investeerin kinnisvarasse, laenud võlakirjad, osalused erinevates ettevõtetes, mis ei ole börsil, siis on börsiaktsiad ja siis on erinevad fondid. Ja kuidas ma selleni olen siis jõudnud, et kuna on eduloo lava, siis ma alustan siis kohe algusest, et kuidas see asi pihta hakkas. Niisiis, ma leidsin ühe pildi ka, kus ma olen 11-aastane, oma väikse õe Maarjaga siin istume. Ja mul oli, väiksest peale oli üks asi, kogu aeg mul on raha meeldinud, et me ei olnud nii jõukast perest, siis mänguasju nii palju võib-olla ei olnud, aga mul meeldis mängida oma müntidega, panna neid kassasse, lugeda neid ja siis ma tegin oma esimese visiitkaardi kunagi, isal olid visiitkaardid, siis ma tegin selle põhjal ja siis minu ametiks ma panin kas raha koguja või raha lugeja, sest see tundus nagu unistuste amet, sellist teed seda päev läbi. Nii, aga igatahes, kuna mulle need rahateemad alati meeldisid, siis ma alati püüdsin leida võimalusi, kuidas ma siis noore inimesena saaksin palju raha teenida. Ja 10-aastasena ma tegin ühe sükse hea väikse sutsaka Tartus linnas, müüsin ajalehti tänaval, et see oli äge asi. Aga 11-aastasena mul oli see mõte, et tahaks kuhugile peale kooli tööle minna, et tahaks mingit tööd teha. Ja siis ma ütlesin isale, isa soovitas, et mine seal Ülenurme pargis saad lehti riisuda. Siis ma ütlesin, okei, pane see asi mulle valmis, et ma lähen kohale. Ta ütles, ise pead selle valmis panema. Seni mäletan see telefonikõnet, kui ma helistasin sellele mehele, kes vallas seda asja orgunnis, et ma tahaks sinna tööle tulla. Ja sealt ma siis teenisin raha. Ja kui ma selle raha sain, siis isa küsis, mis sa teed nüüd rahaga? Mul oli, mis ma ikka teen, kogun, hoian. Siis ta ütles, et investeeri. Nii et sealt hakkas minu investori teekond, kuigi ma isegi ei teadnud, mis asi tähendab. Aga siis läksime, avasime mul konto ja see oli 95 aasta. Tallinna börs tehti 96. aastal avati. Ehk siis oli väärtpaberi keskdepositoorium, kus need väärtpaberid olid noteeritud. Ja siis tegime konto, telefoni teel pidi tehinguid tegema. Nüüd telefoni teel 95 aasta on ju. Ehk siis mobiiltelefoni ei olnud. Esimese sain 98. aastal. Ehk siis tehingute tegemiseks, see börsis ja kauplemise aeg oli kella 2, siis ma pidin jooksma koju koolist vahetunnis kilomeeter. Teha oma tehinguid telefoni, siis jooksin tagasi. Esimene aktsia, mille ma ostsin, oli Saku õlletehas aktsia, sest 11-aastane õlut ei saanud osta, aga õlletehas aktsiaid sai osta, nii et see oli hea asi. Ja siis ei olnud mingeid vanusepiiranguid, neid, et 18 peaks olema mingi aktsiate ostuks, et see iga laps võis aktsiaid osta, nii et see oli äge. Nii, edasi selliseid pöördeid ma ei töötanud Saint-Gobanis, aga see oli üks esimesi kodulehekülge, mis me tegime siis Treffneri klassivendadega, kui me alustasime oma IT-businessid. IT-businessi algus oli äge, meil oli plaan, meil oli esimene koosolek, istusime maa, arutasime, kes mida teeb ja siis panime selle asja kokku ja oli siis see, et okei, nüüd siis hakkame kõvasti pappi teenima, siis käime peol ja siis saame naisi ka. Ja see oli meie siis plaan. Nii, ja siis tegime neid kodulehekülgi. See oli üks esimesi, millest me raha saime. Väga äge kogemus, kuna Saint-Gobain on rahvusvaheline ettevõte, siis ikkagi prantslastega seal suhelda ja nii edasi, et väga hea kogemus. Et tänapäeval on õpilastel võimalus teha õpilasfirmasid, väga soovitan, sest selline ettevõtluskogemus saada gümnaasiumis väga kasulik. Niisiis, me tegime oma seda OÜ-d seal. Senini mul on meeles, ma pidin neid müügikõnesid ka tegema. Aga julgust ei olnud, et helistada. Siis ma kirjutasin paberile, mis ma räägin ja siis ma helistasin ühele, ka praegu siis üks väga suur ettevõte Tartus. Helistasin siis selle juhile, omanikule, et tahaks kodulehekülge tal teha, aga ma lugesin, mis asja ma tal rääkida tahan ja mees teisel pool küsis, et kas see jutt tuleb praegu lindi pealt või sa ise räägid? Ma läksin näost punaseks, ma tundsin, et ma siin üritan, et ma olen noor ja värk ja üritan. Nii et, aga väga ägedaid kogemusi sai, see oli hea. Aga mis sa siis elus edasi teed, kui gümnaasium saab läbi ja lähed ülikooli ja võib-olla suhtlemisoskus ei ole nii heal tasemel, siis läksin Ameerikasse raamatuid müüma ukselt uksele. Nii, et saada siis seda kogemust, müügikogemust ja nii edasi. Ma olin väga skeptiline ka selle osas, et kes hull läheb raamatuid müüma ukselt uksele. Ja siis mul isa ütles, et mine tee, see on nii hea sulle, et sa õpid ja arened sellest nii palju ja sa nagu saad nii palju. Ja mul oli, et kui sa arvad nii hea on, äkki mine te ise esialgu. Nii.
Aga mul oli üks sõber käinud ja tema ütles, et ma küsin talt, et palju teenitakse rahast, ütles esimesel suvel parimad teenid $15,000–20,000 3 kuuga. Mul oli see, et no nii, sign me up. Sest väiksest peale mul oli see plaan, ma tahtsin miljonäriks saada ja ma nägin, kuidas see aitab nagu lähemale sellele. Siis olid veel Eesti kroonid, lihtne oli miljonäriks saada. Et 64 000 eurot. Nii, aga see raamatumüük oli äge sellepärast, et sealt hakkas siis kapitali peale tulema. Nii et ma tegelikult lõpuks, ma müüsin raamatuid 8 suve või 7,5 tegelikult, aga oma esimese milli ma tegelikult teenis raamatumüügist. Nii et teate, kui nagu sa käid seal USAs, kõige nagu raskem asi selle juures oli see esimene koputus, see hirm, mis seal peal oli, et üldse võõra inimesega rääkima minna, see oli raske, aga nii kui sellest üle olid, siis need järgmised 20 000 ust tulid juba lihtsamalt. Ja ma arvan, et ei ole väga palju mehi, kes võiks öelda, et neil on 20 000 naist ei öelnud, on ju. Et õnneks on üks olulisem ja ka olemas. Nii et, nii, aga mis siis edasi? Pappi tuli peale, on ju, ja siis ma investeerisime seda erinevatesse kohtadesse lihtsalt, et sõpradel oli mingid ideid, et ma tegin ka sõpradega koos erinevad businessid, et üks oli siis see, et mul klassivennal Andresel oli mõte, et talle meeldis veoauto, et teeme midagi sellega, ostsime veoauto ja siis müüsime big bag'i, selliseid suuri kuupmeetris kotte. Äge business, hea kogemus jälle, aga marginaalid olid madalad, et nagu raha tuli, aga nagu ei olnud ka midagi. Ja siis põllumees, põline rikas. Nii, tahad raha teenida, hakka põllumeheks. No nii, ostsime traktoreid, kombaine, muid asju, aga vaatasime, et sa pead nagu natukene majandama ka seda ja ma endiselt müüsin suviti raamatuid, et ka ei olnud aega ja tähelepanu sellega tegeleda nii palju. Siis müüsime need hiljem ära. Siis tee-ehituses, see oli ka isa tegi tee-ehitusbusinessid, siis ma panin oma pappi ka sinna. Huvitav business, ei ole nii lihtne äri üldse, aga tulevad head teed, mulle meeldib sõita head autodega, nii et vähemalt see on üks pluss sellest, et on mõned head teed Eestis. Nii, aga igal juhul ma investeerisin erinevatesse ettevõtetesse, neid on üle 10 tõenäoliselt seal, natuke rohkem isegi, aga samal hetkel tegin ka börsi asja edasi, investeerisin börsidel ja mis juhtub tihti investoritega, neist saavad vahepeal sellised day traderid, spekulandid ja siis sa vaatad neid graafikuid ja investeerid ja möllad. Ja see tunnus nii äge, ma tegin seda mitu aastat niimoodi, et tore ju vaatad graafikud, kiired tehingud, day trade imine, aga seal oli üks suur probleem tekkis sellega, et vaata, kui sa day trade'id, siis sa vaatad börsi, enne börsi avamist, USA turg siis, sa vaatad seda nagu alates kella 12 päeval ja siis kui börs avatakse, siis sa vaatad ka ja siis õhtul oled peol, siis sa vahepeal niimoodi oma, et ma lähen vaatan natukene paar numbrit, hea tehinguvõimalus, et sellest tekib sõltuvus, et kui keegi ikkagi vaatab oma telefonist aktsia hindu päevas rohkem kui 10 korda, siis see hakkab segama igapäevast elu. Ja siis mul abikaasa, meil neid lapsi tuli ka järjest juurde, ja siis mul abikaasal oli see, et kuule, et sa oled kogu aeg ainult oma arvuti taga, ja siis ma vaatasin neid tootlusi, et tegelikult see day trade imine versus niisama investeerimine, osta aktsiaid, hoia, börs kasvab, vahepeal kukub, ostad juurde, aga tegelikult ei anna nagu see day trade imine nii suurt eelist, ehk siis tore on küll adrenaliin ja see, kuidas näed, et teed mingeid suuri päevi ja mõni päev kaotad, aga jah, see võttis nii palju aega, et see polnud lihtsalt seda aega alati väärt. Nii palju lihtsam on olla investor, osta, hoia ja asi on hea. Niisiis, siis ma enam ei day trade'in nii palju, et mul abikaasal ikka alati õigus on ju, et siis seda tegin vähem. Nii, aga kuhu sa siis hakkad, mida sa siis teed, kui sa enam ei day trade'i? Siis hakkad ostama maad, metsa, sest see on nii palju rahulikum. Sa ei pea iga päev üle lugema, mitu puud on või mitu sentimeetrit see puu kasvas. Et oluliselt parem investeering kinnisvara. Ostad maad, metsa, need on ilusad asjad, mis sa saad. Ja tavaliselt on see, et kui aktsiaturg võib käia üles alla, siis see maja on ikka sul seal, selles mõttes asjad on paigas. Ja sealt tuli ka sõpradel, siis oli üks sõber Janar, kes siis oli, et kuulge, et meil on sõbrad, et teeme koos kinnisvara investeeringuid, et teeks midagi koos ära. Ja sealt tuli meil üks ettevõtte Everaus, millega siis Rae vallas, ma arvan, et meil on suhteliselt monopol vist arenduse valdkonnas. Nii et igatahes hea asi jälle sõpradega koos teeme, aga ehk siis jah, häid ettevõtteid tuleb, kuhu saab ka investeerida. Vahepeal me teeme ka mingi flipi projekte, mis iganes teile satub. Huvitavad asjad, ma võiks flippimisest ainuüksi rääkida siin
pool tundi või rohkem, aga jah, las see jääb mõneks teiseks korraks. Ja siis nagu eelnevad esinejad ka rääkisid, kõigil on oma ikkagi mingi kirg, mida nad siis teevad. Mul endiselt on kirg juhendada neid Ameerika raamatumüüjaid, et ma küll ise pole veel 13 aastat enam raamatuid müünud, aga ma endiselt siis treenin neid noori inimesi, kes lähevad Ameerikasse, ehk siis, et nemad saaksid oma karakterit ehitada ja saaksid müügikogemust ja suhtlemiskogemust ja juhtimiskogemust ja ka kõvasti siis kapitali, ehk siis mida investeerida. Nii et mul on väga palju siis finantsiliselt häid sõpru ja enamus neist on raamatuid müünud. Nii, aga edasi, nüüd, et kõik see asi nagu kokku võtta, et okei, et äge teekond, aga kuidas siis seda teha ja mõned siis sellised tähelepanekud või soovitused siin, et mida kõik võiksid teha või kuidas siis alustada või millega minna siis edasi. Esimene mõte on see, et mingi eesmärk peaks olema. Miks me seda teeme või kui palju, kui meil eesmärk on teenida siis palju raha, siis panna see eesmärk endal paika. Mina tegin umbes 21 aastaselt tabeli. Siuke ilus Exceli tabel ja vaatasin loogiliselt sellele, et kui palju peaks oma net worth'i kasvatama, et jõuda eesmärgini. Eesmärk oli hästi lihtne, isegi jällegi, see eesmärk on 64 miljonit eurot, sest 2006 aastal, see oli krooni aeg, te saate aru, mis kroonisummas on, et Mihkel teeb, nagu tal oli miljard euri, mina tahtsin miljard krooni saada, sest ma vaatasin Äripäeva seda tabelit, vaatasin, okei, et miljardiga ma olen siin tipus, väga hea. Et keegi teine on teinud, küll ma saan ka teha. Nii, aga minu net worth sel hetkel, näete, et see oli veel nagu, ma olin siis 21, kui ma selle tabeli tegin ja ei olnud ju palju raha. Aga siis ma panin omal tulbad, et 60% aastatootlus, 20% esialgu see aastatootlus on lihtsalt suur. Kui sa esialgu investeerid, sul on võimalik väga lihtsalt teha nagu see raha kasvatada. Aga kõige sellise realistlikumad olid need viimased 2 tulpa, kus et aastas ma kasvatan 20% või 12% oma baasi ja ma lisan sinna 125 000 juurde. Sel hetkel mul pole aimu, kust tuleb 125 000 euri iga aasta, mida ma siin juurde panen, sest minu net worth oli sel hetkel madalam. Aga asjad tavaliselt mängivad välja, nii et need viimased 2 on päris nagu adekvaatsed, isegi vist jah, see eelviimasem, aga nii. Niisiis, nii et pange oma eesmärk paika, mida ja kui palju on vaja. Nii et kui Rahakratt tahab saada miljonit ainult ja Mihkel tahab saada miljardit, mõelge ise, palju teil vaja päriselt on ja pange see omal eesmärgiks ja vaadake, kuidas see saada. Nüüd investeerida on äge, kui sul on kapitali, mida investeerida. Niisama, hakata pihta. Tore on küll jah, et töö kõrvalt, et paned natukene, paned 30 euri siit kõrvale, paned börsile ja nii edasi, aga nii palju lihtsam on investeerida, kui seda kapitali on oluliselt rohkem. Nii et esimese sammuna investorina peaks vaatama, kus see kapital tuleb, kui palju ma saan raha panna ja kus ma selle raha võtan ja kapitali kasvatamine on väga-väga oluline sel hetkel. Esimene 100 000, nagu Charlie Munger ütleb, et oligi, et vist laval tõlkida, aga kes lähemal loevad, et esimene 100 000, sa pead see tegema. See on tüütu, sa pead see tegema, see on raske. Ja isegi kui see tähendab seda, et sa sööd toitu, milles ostad kupongidega ja käid igal poole jalgsi, siis teeni seda esimene 100 000, sest seda on nii palju parem investeerida. Nagu Liisi enne ütles 140 000, paned börsile, sul on võimalik seda lihtsamalt kasvatada, kui see kapital on olemas. Nii et esimene 100 000, ma arvan, te kõik leiate moodused seda teha. Enamasti on seal ka üks probleem, et kui ajaliselt, nagu Mihkel ka, 5 koha peal, ta nagu teeb erinevaid asju, ehk siis ajalises mõttes, meil on kõigil 168 tundi, te 100 tundi suudate nädalas ikka töötada, selles mõttes, et iga inimene suudab seda teha, ehk siis, aga seda on lihtsam teha vanuses 20–30, sellepärast, et hiljem tulevad muud segajad nagu mängu. Aga jah, see... Aga jah, kui keegi on see, et mina ei leia võimalust leida kuskilt see 100 000, et võta teine töö juurde. Isegi kui sa lihtsalt asja teed, ma ei tea, lähed pesed naabrimeestel aknaid ja asju, sa teenid sellega ikka mingisugune 15 euri tunnis, kui sa teed seda päevas 10–12 või 14 tundi päevas, iga päev, 7 päeva nädalas, siis sa tegelikult teenid hästi raha. Mis juhtub, kui sa töötad muidugi 100–110 tundi nädalas, on see, et sul pole aega raha kulutada. Et seal meie raamatumüüjatel ka üks hea pluss, nad töötavad kogu aeg, et pole aega raha kulutada. Nii et kõik raha, mis tuleb, siis just saad ära investeerida, peaasi, et nagu süüa saaks osta. Ja siis ma leidsin netis sihukese pildi ka, see on nii hea, et ongi 20–30, et sa teed kõvasti. Sa võid muidugi alustada 30-selt ja siis kõvasti teha ja siis on natuke hiljem see asi. Ja see pilt, et 20 grind, see ei tähenda beach grindil käimist. Selles mõttes, sest paljudel noortel on see, et kus ma pean ju seal beach grindil ära käima. Et tegelikult ei pea. Tegelikult on see, et tee businessid,
maksimaliseeri oma tööaeg ja siis 30-selt on juba ehitad edasi, on natuke chillim ja 40-sel mul oli just klassivend oli külas, see eelmine nädal, mis iganes päev täna on, see nädal. Ja siis tal oli ka see, et kuule, ma vaatan, et järjest siin meil kõik ostavad nagu ägedaid mänguasju, et huvitav. Siis ongi, tegelikult me oleme siin 40, on ju. Nii, mis ma veel olen tähele pannud? Oskused. Et on mõned oskused, millega on lihtsam kapitali teenida. Ja võib-olla on 3 asja, mis ma olen vaadanud. Kui sa oskad hästi müüa, siis müügiga ükskõik, mis elus juhtub, sa võid alati teha mingit müügitööd. Ehk siis, müüa on alati võimalik. Ise, kui sa oskad hästi müüa ja sul on töökoht, see päris töökoht, kus sa lähed sinna seda palga läbirääkimist pidama, ma ei ole kunagi CV-d teinud, ma täpselt ei tea, kuidas protsess on. Aga et kui sa lähed, isegi on palka juurde küsima, sa oled hea müügis, sa saad oma palgatõusu. Ja juhtimine samamoodi, et kui sa oskad juhtida, mitu asja on. Üks on siis management, teine leadership, ehk siis kui sa oskad juhina süsteeme, asju kontrollida, kokku panna, süsteeme juhtida, saad numbritest aru, väga hea. Ja lisaks, kui sa paned sinna juurde leadership, ehk sa oskad ka inimestega töötada, inimesi juhtida, neil siis neid motiveerida, neid aidata, väga-väga hea oskus, väga soovitan. Ja siis üks on siis see, et okei, et müügioskus võib-olla ei ole nii hea, et ma saan tippspetsialistist mingil alal ja siis on võimalik ka kapitali hästi teenida, ehk siis oled sa siis tipp, ma ei tea, IT-alal või sa teed, ma ei teagi, meditsiinis, näiteks ortodondid vist teenivad hästi või oled sa mehaanikainsener, kes on maailma parim mehaanikainsener, siis sa teenid ka alati hästi. Aga vähemalt 2-3 oskusest võiks inimestel olla, sest sellega lööb läbi. Ja on siis töökoha alal või sa teed oma ettevõtte, sa pead samamoodi oskama, et kui sa teed oma ettevõtte, sa pead olema hullult hea müügis, sa pead olema hullult hea juhtimis, sest muidu keegi teine teeb paremini. Ja kui mingi idee on, seda ka, ma olen alati otsisin, see oli noorest peale, mul oli kogu aeg see, et ma otsisin mingid äriideed, ma tahaks, sest minu kõige suurem hirm oli see, et kui ma peaks tööle minema, on ju. Ja siis ma otsisin seda äriideed ja kogu aeg kirjutasin mingid mõtted üles, mida kuskil tehakse. Ja tegelikult on see, kui sa leiad selle, mida tehakse, aga sa oskad teha seda paremini, kui seda need teised teevad, siis sa ju võidad, siis sa teedki. Et olgugi, et on olemas Uber, teised mehed teevad ikkagi Bolti sinna kõrvale, ikka teevad hästi ja elu on hea. Nii et jah, müük, juhtimine või sa oled tippspetsialist mingil valdkonnas, sa lööd elus alati läbi. Nii, ja kui me oleme investeerimisfestivalil, siis natuke sellest ka, et mis on siis investeerimisel. Okei, kapitali tuleb piisavalt peale ja nüüd oleks vaja seda investeerida. Kõige parem on ikkagi see, kõige lihtsam, ostke oma indeks, aktsiaid börsil, hakake lihtsalt kuskilt otsast pihta. Nii, tihti küsimus on see, et kui te ei ole veel börsil investorid, on küsimus see, et aga kust ma alustan või kuidas osta lihtsalt aktsiaid. Tallinna börsilt vaata lihtsalt sealt esimesest nimekirjast, vaata mingid aktsiaid osta ja pane sinna igakuiselt raha juurde. Nii et kui seda teha, kogu aeg paned oma raha juurde, muudki investeerid, siis see raha ikkagi alati pikas perspektiivis kasvab. Lühiajaliselt võivad need aktsiad ka langeda, see on okei, järelikult saad ju osta odavamalt neid samu asju juurde. Nii et ostke pikaajaliselt, ostke juurde igakuiselt ja kui ise ei taha neid aktsiaid valida, väga okei on S&P 500, ostke lihtsalt indeksid, investeerige. Ja kui on küsimused, aga ma ei tea ikka, kuidas ma alustan, siis ma ikkagi usun, et te enamus olete targemad kui mina 11-aastasena. Nii et hakake peale, et seal midagi tegelikult keerulist pole. Nii, ja investeerimisega esimene samm võib-olla ongi kõige lihtsam on aktsiaturud, järgmisena on juba kinnisvaratehingud, leiad kinnisvara mingid diile turult, mis on võib-olla hea hinnaga müügis, ostad neid, saad flippida, saad mõnda võib-olla endale hoida, ehk siis välja üürimiseks, ehk neid tehinguid alati leiab ja mida rohkem sa selle valdkonnaga tegeled, ehk siis sa panustad ka sinna, see rohkem sul tekib ka neid teadmisi ja siis selle pealt kasvatada nagu edasi kogu aeg. Vot, niisiis, need olid minu head 20 minutit slaide. Aitäh! Aitäh sulle, Ranol! Aitäh! Palun! Aitäh! Kust sina leiad seda motivatsiooni, et nii palju asju teha ja sul silmad säravad ja kus see tuleb? Kuidas seda saab? Kust ta saab? Mulle meeldib need asju, mis ma teen. Mulle lihtsalt meeldib.
kas sul on kõiki asju nagu väga meeldinud teha? Kas see raamatu nagu meeldis või? Väga hea küsimus. Selles mõttes, et vaata, elus öeldakse, et tee asju, mis sulle meeldib teha, et siis tee neid asju. See tegelikult ei ole võib-olla selle koha pealt õige, et kõiki asju, mis sa teed, lihtsalt õpi neid asju nautima. Nii et... Okei. Saad aru, on ju? Et sa alati jooksed, ei, mul täna seda ei meeldi teha, ma lähen jooksen järgmisse kohta. Ei, ma mõtlesingi seda. Ma lihtsalt õpin selle asja ära. Sa õppis asja ära. Kui sul peab midagi teha, sa teed, sa lihtsalt otsustad, et sa võid ära teha ja siis sa teed selle endale meeldivaks. Täpselt. Super. Võtame publiku hulgas ka ühe küsimuse. Seal. Nii. Tere! Aitäh äärmiselt entusiastliku esitluse eest. Ma pole sellist enne näinud. Sina tahad rääkida, mina tahan kuulda, mis see flippimise case siis kõige parem oli? Mis see kõige rohkem tulu tõi? Kõige rohkem tulu, neid on tegelikult mitmeid olnud. Aga ma toon ühe näite, et üks siis ühe raamatumüüja vend, keda ma ise ei teadnud sel hetkel, hiljem tuli raamatuid ka müüma. Aga ta helistas mulle Lätis ja tal oli see, et tal on 1000 euri. Aga ta leidis ühe kinnisvaratüki, et ütles, et selle hindamisakt on 62 000, korter Riia kesklinnas 62 000 on see hind või hindamisakt, aga see on müügis 53-ga. Nii, aga talle endal 1000 euri, kas ma annaksin raha, et ostame. Ja siis, hea diil ju. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, et tead, et kauples hind alla 48 peale ja siis ma võin homme cash'is ära osta ja siis idee oli selles, et minu raha toodab intressi, aga kasumi teeme pooleks, et ta teenib ka siis hästi. Ja siis poiss helistab mulle järgmine päev tagasi, et tead, rääkisin selle müüjaga ja ta ei ole 48-ga nõus. Ma ütlesin, aga millega ta siis nõus on? 49-ga. Mul oli see, et võta ära, teeme tehingu ära, igatahes ostsime ära. See oli paar kuud meil käes ja siis ilmselgelt me müüsime siis äkki 62-ga või mis iganes, aga see on, okei, minu poolt vaadates ei olnud see nii suur nagu rahaline flip, aga tema poolt vaadates, kes tuli siis 1000 euroga mängu ja sai selle, ma ei tea, 5-6 kordistada seal, et tema poolt vaadates oli see hea diil. Nii et sellised asju, ma arvan, ka turul alati leidub, et kui saate nagu keegi, kes peab hullult hädasti müüma ja alati on keegi, kes on valmis võib-olla ostma siis seda ja niimoodi saab oma kapitali võimendada. Aitäh sulle, Ranal. Aitäh. Kas sa tuled meile veel rääkima selle investeerimisfestivalidel? Ütle nüüd midagi. Okei. Yes! Aitäh sulle. Ma kuulsin, et teda oli see väga raske saada, et sellepärast oli vaja välja pressida.